Nii, käes on 14. aprill, endiselt siis koroonapandeemia, mingil määral karantiini aeg, liikumisega küll probleeme ei ole, tööl saab käia ja taas on õhtu. Olen võtnud siis ette siin mõned päevad tagasi mingisugused otsused, et mis saab siis sellest mootorist edasi. Antud hetkel siis olen jõudnud sinnamaani, et võtsin ära talle karteri põhja alt. Olukord juba siin praeguses seisus on juba suhteliselt positiivne. Viimases jutuajamises veel ma ei maininud, kuidas olukord tegelikult on. Õnnekombel käib mootor kenasti ringi ja ta seisis mul, nagu eelmine kord siin sai vist räägitud, seisis ta mul mõned päevad, olid silindritesse naftat valatud. Ja nüüd siis, kui ma ta liikuma sain, ta tõenäoliselt ei olnudki tegelikult üldse kinni, aga nafta kindlasti aitas positiivselt kaasa. Nüüd siis sai valatud sisse silindritesse ka õli ja siis ringi ajamisel tundub olevat kõik nagu selles suhtes korras. Nüüd edasi minnes siis pidi tegema otsuse, et kas siis võtta siis plokigaan maha. Sai pisut spetsialistidega arutatud ja seda ei soovitata. Et tegelikult peaks ikkagi ära kuulama enne selle, kas on võimalik käima panna teda niisama. Kui ringi käib ja käis vabalt ringi, takistusi ei esinenud. Enne ma tõmbasin ka silindrid kenasti uuesti tühjaks. Aga mis nüüd siis negatiivne külg asjast oli see, et kui sai ära võetud karteri põhi, siis ilmselgelt tuli ka siit vett. Üldjuhul, kuna õli on ilusti sees on olnud, siis ei ole näha kuskil korrosioonikahjustusi, mis on väga positiivne ja ka muid selliseid väga silmapaistvaid defekte. Eilsest peale ta mul nõrgus siin, nüüd on juba kenasti laud juba puhtaks tehtud muidugi. See õli siis, mis siin seal viimasena sees oli, see siit välja jooksis. Ega tõenäoliselt ongi see, et see õli, mis nüüd siin selleks käima panemiseks tuleb sisse panna, on põhimõtteliselt pesuõli. Et siia ei olegi mõtet midagi muud panna, pesuõliga lihtsalt korra lasta läbi käia, kui ta ka käima läheb ja nii ongi. No siit veel midagi on alt äärest on veel näha, ma ei ole kõike jõudnud ära koristada, veemull on igal pool. See tähendab seda, et tegelikult ka seda vett siin ikkagi on olnud sees. Täna ma keeran ta uuesti veel kord siia papi peale tagasi pikali. Loomulikult on ka siin, ei saa teda päris nii panna, sellepärast siin on mõned torud. Need saavad haiget, aga mul oli ka siin, oli pandud nende mootori kinnitus torude külge või siis talade külge oli pandud siia paksendid alla, et midagi ei vigastaks. Nüüd, mis on negatiivne? On see, et vaadates nüüd seda, see pesa on siis õlifiltri pesa, õlifiltri kapsel on ise siin. Mis mulle natukene meeleärmi tegi oli see, et ma ei ole päris teadlik, kas siin üldse õlifiltrid sees on olnud. Omanik siiski väits, et tal on olnud sees, juuda siis enne seisma jätmist, kui ta laiali lammutas, ta võttis õlifiltri välja, kuid see on küsimus, miks. Nüüd, mida ma siin näen, on siin sõela sees. Ja need sõela sees asjad on metallitükid.
ja noh, neid ei olegi siin palju, ma saan aru, et noh, eks mis liigub, see kulub, on ju. Ja see õnneks ei ole siin, ei ole kolvirõngas. Ma algul arvasin, et see on kolvirõngas, ja ma pean tuvastama, kus see päri on, mis asi see olla võiks. Et tegemist on niisuguse pehme, nagu niisuguse plastise asjaga, nagu oleks. Et ma ei ole selles päris kindel ja ma ei hakka ka niisama lihtsalt spekuleerima, mis see olla võiks. Ka teisel pool, mis tal vastas siis oli, see nähtavasti tuleb selle õlipumba pealt, siis ka siin on mingid osakesi. Aga midagi nagu konkreetsemat hullu näha ei ole. No see, mis siin veel põhjas on, kartuli põhi on veel ise on veel puhastamata, see vajab samuti. Siin on mingi tükikene, mida ma näen ka praegu alles esimest korda. Ja siin neid tükikesi tundub olevat mingisuguseid veel. Mis need on, päris täpselt ei tea. Nüüd siin on ka näha ilust. Ikkagi siin on vesi, siin on niisugused veeosakesi on sees. No võib olla ka kondents loomulikult, kõik ei pruugi olla nüüd sealt silindrist tulnud. Aga noh, midagi siin sees on. Seega reaalselt seda tuleb nagu natukene inspekteerida. Vastu võetud sai siis selline otsus, et esialgu midagi tegema ei hakka. Paneb uuesti mootori kokku tagasi ja paneb ta käima, paneb ta uuesti aisede vahele ja üritab ta käima panna. Kui siis mingisuguseid pahandusi nagu ei esine ja tundub, et on okei, siis võib edasi minna. Praegusel juhul on hästi oluline on see, et saaks teada, kas ikkagi on võimeline temaga edasi minema. Vot sellised lood, et eks need otsuste tegemine on alati selline. On keeruline, aga otsuseid mingisugused tuleb langetada ja praegu on see seis selline. Et nüüd järgmisena katsub need igasugused torukesed asjad puhtaks teha. Sest neid siit tuli neid siit torukesi ja asjakesi tuli siit igasuguseid. Tuleb mõned uued tihendid tuleb teha aga midagi hullu nagu ei ole, jah. Et siin on veel mõned on veel siin. Et need on ka, olukord on üldiselt hea. Ja, no siis veel amordist. Käisin siin otsimas seda Semmerlingi. Kahjuks sellise mõõduga Semmerlingi väga võtta ei ole. Võimalik on tellida Hiina maalt. Võimalik, et ma teen seda. Väga kallis ta ei olnud, aga ilmselge on see, et ega ma ei pruugi õiget asja saada. Nii, aga siis tänaseks kõik ja järgmise korrani.